Mina olen selles mõttes lapsevanem, kes järgneva loo puhul teab üsnagi palju rääkida teile nii turvatoolidest, nendest turvapatjadest, mis siis lapsele pepu alla pannakse, kui kõigest muust, sest ma olen selle tee läbi käinud. Ja kahjuks jõudnud sinnamaale, et laps on saamas 5-aastaseks ja mis seal salata, seal turvatoolist enam istuda ei taha. See pepualune padi, ehk siis mis teeb teda kõrgemaks, et see turvavöö pook siis siit kaela pealt on selline kõva, ega ta siin ka istuda ei taha, näiteks selline pikk Otepää ots väsitab lapse ikka päris korralikult ära. Nüüd on olemas üks selline asi, alternatiivina võiks seda kasutada, tegelikult on see üks selline turvavöö suunaja, mis siis suunab ära selle turvavöö lapse kaela pealt ja suunab ta siis ka nagu täiskasvanul ilusti õla peale, kus ta peaks olema. Mina olen nüüd seda kasutanud mingi paar nädalat, laps on sellega nii ära harjunud, et ega ta sinna mujal enam istuda ei tahagi, turvatooli näiteks, kuid eks see ole lapsevanema loomulikult enda küsimus, kuidas ta nagu seda otsus siis vastu võtab, kas turvatööl või see turvavöö suunaja. Igatahes on tegemist ühe päris asjaga, me räägime sellest, mis see on ja näitame teile ka, kuidas kasutada, eks jääb teie enda otsustada, kas vahetate oma turvatooli välja või mitte. Mismoodi see üldse töötab? Töötab, ta on turvavöö suunaja. Selle point on, et ta ei tõmba enam lapsel turvavööd kõri pealt, vaid ta suunabki selle koormuse mujale ja ei jookse kaela pealt. Kas seal on ka piiratud kuidagi vanuste või kaaludega? On kaaluklass 9–36 kilogrammi, et võib kasutada kõikidel lastel, kes on juba 9 kilo. Kuidas selle turvavöö suunaja paigaldamisega saab sellega iga ema hakkama? Sellega saab iga ema hakkama ja me kindlasti sooviksime seda ka tulevikus näha taksodes, kuna see on tõesti lihtne paigaldada, väga kompaktne ja kindlasti võiks olla ka veel, kui ostad autod, võiks olla see lisavarustusena ka autos kaasas, kuid iga noor ema või lapsevanem peaks ikkagi ise otsustama, millist turvalahendust ta siis kasutab, kas turvahoidikut, vest või turvatool. Et meie hoidik on läbinud kõik sertifikaadid ja seda võib kasutada turvatooli asemel. Paljud vanemad kindlasti tahavad, et nende lapsed istuvad seal turvatoolis, kuid olgem ausad, paljudele lastele see kindlasti ei meeldi. Et palju lihtsam on ju panna teda taha istuma ja selle turvavöö suunajaga ilusti kinni. Täpselt ja seda turvavöö suunajat võib ka kasutada esiistmel, et sa võid lapse panna esiistmel istuma. Ta ei pea ainult sul taga istuma ja kuna ta istub sul kõrval, siis ta ei väsi, sa saad taga näost näkku rääkida. Et enne kui te panete lapsi istuma, võiksite võtta seljast tal jope, et laps tunneks ennast mugavamalt ja et saaks selle hoidiku korralikult kinnitada. Ehk siis hakkame seda siis kinnitama. See ei võta üldse kaua aega. Käib trukkidega ja seda ei tuleks iga kord, kui te juba teate, kus te lapse istuma panete, siis te võiksite selle juba enne ära kinnitada, nii ei segade last. Kinnitate selle korralikult turvavöö külge. Et see oleks kindlasti õigesti kinnitatud, tuleb pingutada ka rihmad, nagu on ka täiskasvanute puhul, et see hoidik jääks õigesse kohta. Ta jookseks siit alt, mitte ülevalt. Ja kui te need ära pingutate, siis nägite, et see ei võta üldse kaua aega ja lapsel ei jookse enam turvavöö kaela pealt. Kust seda toodet leida võiks? Hetkel tuleb see müüki meil Statoilidesse, kuid lähitulevikus võib seda näha kindlasti Olerexides, Silverites ja loodetavasti kõikides suuremates jaemüügikohtades. See turvavöö suunaja, minu lapsele hakkas kohe meeldima, sest ta ei pea enam surgama sinna turvatoolide taga, mis seal salati, kui pikk otsa ma ikka sinna turvatoolide panen lihtsalt, mulle tundub see lihtsalt ohutum. See ongi lapsevanema valik, millist turvavahendit ta oma lapse jaoks kasutab, aga selge on see, et see turvavöö suunaja on siiski alternatiiv ja ta on kõige ideaalsem kasutada taksos või näiteks perel, kellel sõiduautot ei ole, aga on aeg-ajalt vaja lapsi siiski sõidutada. Et mida väiksem laps, seda ohutum ja turvalisem on lapsel ikkagi turvatoolis.
ta täidab selle põhilise ülesande ära, et ta suunab selle turvavööset kõri pealt ära, mis vist ongi tegelikult see kõige ohtlikum asi. Jaa, seda kindlasti, et ta oma ülesannet täidab minu hinnangul ikkagi suurtemate laste puhul, et väike laps vajab sellist mugavat asendit ka autosõidul ja turvatool pakub seda kindlasti rohkem kui see, et laps istub auto istme peal, mis ei toeta teda miski pikema sõidu ajal laps väsib ära, ta magama jääda, siis turvatoolis on ju olemas ka peatoed ja kõik selline vajalik ja olemas. Vähemalt üks alternatiiv on jälle juures ja et sellega kogu aeg tegeldakse ja minnakse vastavalt liiklusseaduse muudatustega kaasa. Mida rohkem valikuvõimalusi, seda parem, aga ikkagi iga lapsevanem peab silmas pidama eelkõige tema lapse jaoks kõige ohutumat varianti.